Tsapa. Tsapa. Pane nüüd ilusti. Tšau sõbrad! Te vaatate sarja Tähesäras Nõo. Me kohtume siin erinevate Nõo inimestega, kuuleme nende mälestusi, nende mõtteid, nende rõõme, nende kurbusi. Ja sarja saab vaadata igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Kolises! Mina lendan siia sinna, otsin kohta, kuhu külla minna. Täna läheme külla Märt Voorole. Tere, Märt! Tere! Väga tore, et sa siin oma koduaias meid vastu võtad. Kus me oleme ja mis koht see sinu jaoks on? No me oleme Järiste külas. See on selline pisikene küla siin Nõo vallas. Et ma nüüd värskeid andmeid muidugi ei tea, aga viimati, kui ma vaatasin, oli vist 56 meid siin külas kokku. Ja meid on siin majapidamises 6, nii et päris suur protsent kogusest. Et 2008. aastast alates on ta siis nagu minu alaline elupaik, aga kuna ma olen 4. põlvkond siin majas, siis ma olen siia 36 aastat kogu aeg käinud, et kuidagi on see pisik siia külge jäänud. Aga kust tuli otsus, et nüüd hakkan siin elama ja teen sellest paigast oma kodu? Otsus oli ammu teada tegelikult, et ma siia oma juured sean, aga selle otsuseni jah, et tollel hetkel oli nii, et sai elatud vanematega koos linnas, ühes kohas ja teises kohas ja seal koolis käidud on ju ja siis mingil hetkel tuli ka kohustuslik kaitsevägi ja peale seda oli nagu tulevase naisega, siis ma ütlesin, et peale kaitseväge mina kolin maale, et kas tuled või ei tule ja nii läks. Tuli. Ja tuli, jah. Väga tore. Siia tulles kohe jääb silma selline mõnus kollane päike, nagu ma kaugelt juba vaatasin. Mis tunne on niimoodi metsade vahel suuresti elada ja olla selles vaikuses, sest siin on väga vaikne ja mõnus? Siin on tegelikult väga mõnus tunne elada, et ega maja see kollane värv on ka tegelikult ajalooliselt kollane olnud, et vahepeal maja muutis värvi küll minu tahtel, aga eelmine aasta sai ta uuesti üle värvitud küll, aga võiks öelda, et see värv oli küll nagu kullast, et millegipärast see kollaseks saamine baasvärv maksis jubedat raha. Aga lõpptulemus on praegu selline, eks siin on veel nipet-näpet teha, aga mõnus ja vaikne on küll, teate, mingite õhurõhkkondadega või talvel hästi külmaga 20 kraadiga, siis on küll selline tunne, et see rong, mis siit on silmaga peaaegu nähtav, on ju peaaegu kilomeetri kauguselt, sõidab aia tagant mööda, aga tegelikult on mõnus ja vaikne. Märt, mis sind veel seob Nõo vallaga? Nõo vallaga? Vanavanemad ongi see, mis mind seob siin. Et nende käest ma pärandusena selle maja sain, selle talukoha ja nende pärast on mind siia veetud ja olen ma ise siia nüüd viimasel ajal käinud kõvasti ja elanud siin. Et esimene teravam mälestus on muidugi sellest, kui ma 6-aastasena isa autot siin rihtisin traktoriga, et seda räägivad kõik pikalt. Et näed, et maapoissika on ju. Krutskeid täis. Krutskeid täis. Aga kas tööd ja tegemised on ka kõik siin Nõo vallas või on ka linna käimisi rohkem? Ei, selles mõttes minu tööpiirkond on Lõuna-Eesti, et ma tegelen siin väga laialdaselt tööga, aga nüüd, kui sa ringi vaatasid, et kust need hääled tulid, siis laudas on 20 kana. Oksa! Ma mõtlesin. Panni peale ikka lööme oma kanamunad, ei pea poest ostma. Nii tore. Aga tööga seoses siis jah, ütleme nii, et
abikaasaga me nüüd 5. aastat tegeleme hobikorras küüslaugu kasvatamisega. Et see on tegelikult tõesti hobikorras, et paarsada kilo sai jälle eelmine sügis maha pandud. Et sealt vast ikkagi nüüd jälle midagi tuleb, aga väga suureks me ei plaani seda nagu asja ajada, et mingil perioodil on ikka seda töömahtu palju ja siis on nagu töökäsi vaja, et siis on ämmad ja äiad, oi, tulevad appi, kõik teeme kiirelt ära jälle, aga muidu on jah. Igapäevaselt ma käin jah Tartus või olen Tartus nagu tööl, et tegelen põllumajandustehnika müügiga siin Lõuna-Eestis. Et tehnika on nagu selline loomu pärast on nagu kuidagi mul hingelähedane. Minu kõrvu on kuskilt jäänud, et on hobiga korrastada või renoveerida siis vanu autoid. Kuidas sellega on see õige info? See info tegelikult on täitsa õige. Esimene projekt, millega ma väga entusiastilikult peale alustasin, see oli vast ka juba 7 või 8 aastat tagasi. Ma ostsin omale ühe Opeli. See Opel on pärit 38. aastast, aga sellega ei ole mitte midagi tehtud, sest selliste projektidega algusest peadki võib-olla 10 aastat mõtlema, mis taga teha on, kuidas seda teha ja kõik see pool on. Aga sealt edasi ütleme nii, et jah, on 73 aasta Mersu on, siis on 78 aasta Ford. Et see on nagu viimane, mis sai eelmine kevad, kui koroona algas, siis ma ta ostsin. Et ta oli nagu täiesti üle 10 aasta seisnud kuskil vanas sõjaväe osasraadil. Ja siis ma hakkasin teda tegema, et ta oli tegelikult päris algosadeks. Ja ütleme nii, et suve lõpuks oli ta ikkagi ülevaatuse all ja kindlustuse all, et täna võib võtmest käima panna ja liiklusesse minna osalema temal. Väga tore. Et see vanatehnika pisik on jah, ütleme nii, et selline natukene keeruline. Kui ta sees on, siis ega temast lahti ei saa. Näeb väga hea välja ja ma vaatan, et sobib väga hästi siia õuele, kollast värvi on sealgi. Jah, tegelikult peaks täpsustama, et see on kõrbebeež. Aha, kõrbebeež. Jah. Märt, kui nüüd mõelda sellistele krutskitele ja kui sai nooremana siin Nõo vallas oldud, käidud, mis on selline eredam mälestus, mis meelde tuleb? No vanasti oli selline, võib-olla talvel oli lund oli palju ja kevadeti oli sulavett oli hästi palju ja siis tekkisid siin põldude peal hästi suured sellised jääväljad, ütleme nii, et siis sai küll naabripoisiga käidud seal jääväljadel vahest ka sisse kukutud ja pärast ikka kõva peapesu sai saadud ka selle eest, et poisid, kus te jälle käisite, et te olete puusadeni märjad ja väljas on -kraad, on ju, et ega selliseid momente siin ikkagi on olnud, on ju. Aga eredamad mälestusega kindlasti omal ajal väiksena ma otsisin, kus saaks kelguga alla lasta, et siin nagu väga mägesid ei ole. Siis tegelikult ma avastasin, et siit linnulennult sinna poole metsa, Nõgijaru poole on tegelikult täitsa Sinemägi, on mäe nime all metsas olemas. Ja teine mägi on siit linnulennult Nõo poole on olemas, aga vaat selle mäe nime mul enam ei meenu. Et need on küll tegelikult keset metsa selline huvitav mägi, kus sai kelguga alla lasta, aga keegi väga ei tea nendest mägedest midagi. Et jah, sellised lapsepõlve mälestused. Tegevust oli vaja otsida, ütleme nii, sest ega mind toodi ju siia, suuremad lapsed ikka võeti linna tagasi kaasa ja siis ma siin olin nii terve suve jälle. Et eks see siia mulle kuidagi siia sisse kirjutati, et ma pean siia jääma vist tõenäoliselt hakati harjutama juba väiksest saati peale. Vaatame, kes need kõvad lärmitsejad siin on. Noh, ei saaks öelda, et nad mu pesamunad on, aga siin neid on. Ma päris täpselt nüüd ei tea, et palju neid siin on, sest iga päev neid ei jõua lugeda. Sügisel oli neid minu teada 20. Et ega talvega nad kuskile kadunud ei ole. Kas kõigil on oma nimi ka või? Oh ei. Muna ja kana on nende nimed, et ega seal muud ei ole. Väga armas.
kodu on ehitatud? Ja ütleme nii, et mingisugusel hetkel oli neid pea 40. Nüüd kevadeks on mul tellitud, inkubaatorist on juba välja tulnud 15 värskemat kana, et nad tulevad tõenäoliselt siin aprilli-maikuus, et seltsilisteks nendele vanadele. Jah. Ukse peame kinni panema, sest linnugripp on. On igasugu asju. Jah. Muidu nad käivad mul siin väljas, mul on siin väga suured aiad tehtud, et saavad nad siin jalutada ja veel selle hoone taga on suur aed ja et neil on selline, võiks olla vabapidamine. No näed, seal on väiksed tegelased. Märt, ma tean, et sul on pisiperet. Mitu neid kokku on? Jaa, mul on 3 last. Et viimane on nüüd aasta ja 3 kuune äkki. Et keskmine on 7. Alustab kooliteed nüüd sellel sügisel. Käib Nõo lasteaias siin juba 2 aastat. Varasemalt oli ka linnalasteaias. Ja suurem poiss on 9, et lõpetab 3. Või noh, nüüd oli see 2. trimestri hinded, on ju, et 4-5, et ei tohiks nagu kurta. Et eks tema ole ka natukene krutskeid täis nagu isagi, aga selles mõttes siit jätkab ikkagi sihikindlalt oma kooliteed. Aga kuidas Nõo vallas pisiperega on hakkama saada? Et on see koht hea selleks, et pisiperega elada? Jaa, kusjuures mulle nagu väga meeldib, et hommikune piimaring nii-öelda on ikkagi kool ja lasteaed asuvad väga lähestikku ja saab sealt otse tööle sõita. Et noh, jumal tänatud, et nüüd lõpuks ka meile suurem pood tehti siia, et see on nagu varasemalt oli minu kodupood ikkagi linnas Selver, et peale seda, kui Coop tehti, siis on ikkagi minu kodupood on ikkagi Coop, et miks me seda raha kuskile teise omavalitsusse viime, kui me saame siit lähedalt kõik oma teenused kätte on ju, et ja no super see tankla siin, Nõo lihapood, et see on ju uskumatu on ju, et noh, ma nüüd kuulsin, et seda lihapoodi vist hakatakse suuremaks tegema, et eks nad vist arvasid, et see nagu nii kuum kaup ei ole, aga seal on ikka kogu aeg järjekorrad on ju. Kuulsin, et seal tagapool on ka mingisugused huvitavad asjad. Jaa, no vot seal tagapool on sellised asjad nüüd seoses selle Fordiga, et see on nagu selline, ostsin 1 auto, mõtlesin, et sellest saab nüüd minu hobiobjekt, aga siis hakkas neid kuskilt veel tekkima. Ja siis, no lähme vaatame. Lähme vaatame. Mis nad on. See on nüüd natukene uuem Mercedes 90. aastast, aga vanasti olid autobaani peal olid sellised servicemersud, et kui sul läks suure tee peal auto katki, siis kutsusid servicemersu omale. Pagasnik oli võtmeid tööriistu täis, on ju, ja tehti auto korda. Ja mina vaatasin, et selline valge mersu on müüa. No Eestis ei ole servicemersusid ju. Ostsin selle valge mersu ära, putitasin ta üles nii palju, kui siin vaja teha oli ja lasin linnas ära kleepida. Mõtlesin, et no, tänapäeval on ju lihtne tehnoloogia, kleebid üle ja korras midagi ei juhtu. Ja saigi tehtud selline servicemersu. Me eelmine aasta perega käisime siin Kiviõlis ja Loomaaias ja täiesti normaalne, mugav, mõnus auto. Kõik kaasaegsed lisad on peal olemas, et elektriaknad, konditsioneer ja selles mõttes keegi millestki ilma ei jäänud. Ja noh, see sõidu mugavus muidugi. Et see vanasti ikka tehnoloogiliselt Paul Brak või kes teda siin välja töötas omal ajal Mercedeses, mõtles teda ikka 3 aastat läks aega, et see asi välja töötada. Tänapäeval võetakse järgmise auto baas ja tehakse 3 kuuga järgmine auto.
et nii ta paraku on. Selline filmi feeling tuleb kohe. Ma tegin, sõbral oli pulm eelmine aasta. Oi, ma nüüd eksin. Palun vabandust sõbra ees on ju. Aga tegelikult võis see olla juba mitu aastat tagasi. Et ma sõitsin pulmaautot teise mersuga, ütleme, vanema autoga. Ja mul oli ilge plaan, et keegi peab selle autoga tulema ja selle pulmarongi kinni pidama ja me hakkame nüüd rehvi pumpama. Ja siis ma nii kaua moosisin naabrimehest, et kuule, et lihtsalt oleks vaja sõita natukene Põlva poole välja, auto risti keerata, tee peal vilkur põlema panna ja teha nagu pulmaväravaid. Ja minu meelest see klappis ikka jumala vägev oli, et servis mersu peab kinni mersu pulmaauto ja terve seltskond tuleb välja ja sõber hakkas siis rehvi pumpama lihtsalt. Et me ei saa edasi minna, rehv on ju katki, et tühi on ju, pumpame täis ja et selliseid pulle on ikka ette tulnud on ju, et ega ütleme nii, et jah, see vanade autodega tegelemine, see ei ole kunagi nagu selline naljaga pooleks on, et teed akna lahti ja rebid lihtsalt raha sinna aknast välja kuskile maja seina pealt, aga see mõnus tunne, mis tuleb, kui sa sellega sõita saad. Et see on nagu see, miks ma seda teen üldse. Ma panen nüüd kapoti kinni, siis te näete seda üldmuljet ka võib-olla. Et jah. See on nüüd pühapäeva auto. Et ta on sellises seisus, nagu ta Ameerikast tuli 2000, no ma ei teagi, üle 10 aasta tagasi ta Ameerikast tuli ja nüüd mina olen teda lihtsalt komplekteerinud, eBayst tellinud jubedalt palju igasugust nodi, tuhatoosidest kuni kasutusjuhenditeni. Kõige kallim asi oligi varuosa kataloog, mis oli 1500 lehekülge paks ja see maksis mul lõppkokkuvõttes 260 € äkki. Et see tuli Ameerikast mulle. Et see on Saksas toodetud ja Ameerika turu jaoks. 4,5 liitrise mootoriga siis Mercedes. Et see on jah nagu varakambel mul siin, et poolenisti kolaruum, aga siin kõrval seisab siis see Opel, millest ma rääkisin, mis mul esimene projekt oli, et siin on ka nagu natukene muud olme asju juba peale tekkinud, aga Opel 38 aasta omal ajal limusiin autol selles mõttes, et ikkagi pika kerega ja 6-silindrine mootor ja et selline huvitav masin. Minul oli tegelikult vanaema vend omal ajal taksot sõitnud Tartus ja terve elu ka samamoodi tegeles vanade autodega. Ja siis ta viimane oma eluperiood siis taastas neid vanu autosid. Et küll ta müüs neid Soome piiri taha, kui siia Eestisse rikkamatele ärimeestele, ma tean Tartuski garaažides seisab tema tehtud autosid. Et sealt mulle kuidagi see Opel ka silma jäi, et nüüd mul on ka seda vaja, aga et hetkel on ta selline sõrestik ainult. Kui vaatajad tehaks, mis lõhn siin on. Selline vana auto ja selline tehnika lõhn, ütleme, spetsiifiline eraldi lõhn. Väga ilus. Me olime täna külas Märt Voorol. Kuhu läheme järgmine pühapäev, seda näete järgmine pühapäev.